Lugupeetud minister, hiljuti Ameerika Ühendriikide riigisekretär Marco Rubio keeldus kohtumast Kaja Kallasega, kes saabus selleks spetsiaalselt Washingtoni. 3 päeva enne USA visiiti süüdistas Kallas Donald Trumpi administratsiooni Kremli narratiivide levitamises. Rubio ei selgitanud kohtumise ärajätmise põhjust, kuid kohtumise tühistamine Kallase saabumise päeval näib diplomaatilise demaršina, mis võib olla seotud Kallase ebadiplomaatilise avaldusega. Palun vastage järgmisele küsimusele. Kas Kallas arutas eelnevalt oma avaldust Kremli narratiivide kohta Trumpi administratsiooni suhtes EL-i välisministritega, sealhulgas ka teiega? Ja kas te toetate Kallase seisukoha Trumpi administratsiooni poliitika suhtes? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Ma tuletan meelde, et mina olen Eesti Vabariigi välisminister ja ma siin infotunnis esindan ka Eesti Vabariigi valitsuse poliitikat ja läbi sellega kogu Eesti välispoliitikat. Meil ei ole probleemi kohtumiste saamisega, kommunikatsiooniga Ameerika Ühendriikide vahel ja juba märtsikuus olen ma jälle uuesti Washingtonis, kus toimuvad erinevad tippkohtumised Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel, nii et meie sõnumid on olnud alati väga selged ja kindlad. Meie jätkame oma liitlassuhteid Ameerika Ühendriikidega väga selgelt. Ma toetan juba aastaid ja Eesti valitsus on käitunud ka niimoodi, et Euroopa pool peab rohkem investeerima riigikaitsesse, Euroopa julgeolekusse. Ja siin on tulnud ka väga head järgmised sammud, mida Kaja Kallas on ka kõrgema välisasjade esindajana Euroopas eest vedanud. Nimelt Euroopa Komisjon on otsustanud vaadata ümber eelarve tasakaalu nõuded, mis puudutab investeeringuid kaitsekulutustesse. See võimaldab liikmesriikidel rohkem investeerida ise riigikaitsesse ja samamoodi see võimaldab meil ilma maksukoormust tõstmata, vaid pigem alandades maksukoormust inimestele ikkagi jõuda sellele 5% SKP-st, mis on väga oluline, et täita need võimelüngad lähiaastatel. Teine pool on see, et on ette nähtud ka 150 miljardit suurusjärgus Euroopa Komisjoni võimalusi, et veel eraldi liikmesriikidesse investeerida, et kaitsetööstus käima läheks, et meil tekiks oma autonoomsed võimekuste tootmise vahendid. Ja veel lisaks järgmise Euroopa Liidu eelarveperspektiivi suhtes juba on väga selge arusaamine, et Euroopa Liit ei maksa mitte ainult põllumeestele dotatsioone ja muude kulude eest, vaid et ka Euroopa Liidu enda kaitsevõime ja liikmesriikide kaitsevõime peab saama ühisest eelarvest toetuse. Nüüd, mis puudutab Kaja Kallase erinevaid väljaütlemisi, siis seda peate tema enda käest küsima. Tema ikkagi on teises kohas tööl, mitte Eesti Vabariigi valitsuses. Aitäh!